Meiega on nüüd liitunud Ahmed Quraishi, Pakistanis tegutsev ajakirjanike telesaatejuht, kes liitub meiega Islamabadist. Ahmed, kuidas saab Pakistan väita, et on neutraalne vahendaja, kui ta võis samal ajal Iraani aidata? Täpselt nii, need on küsimused, Nicole, mida kõik küsivad. Aga huvitav on see, et me ootame endiselt rohkem teavet selle kohta, milliseid lennukeid iraanlastel tegelikult on ja kas neil üldse on neid. Muidugi on Pakistani valitsus seda eitanud. Aga paljud meist, Nicole, kes on siin viimastel nädalatel olnud, nii Pakistani kui ka rahvusvahelised ajakirjanikud, teavad sellest lennubaasist. See on lennubaas, kuhu maandus J.D. Vance, USA asepresident ja teised USA ametnikud. Samuti maandusid sinna Iraani ametnikud. Nii et paljud rahvusvahelise meedia esindajad, aga ka paljud USA salateenistuse meeskonnad ja mõned Iraani ametnikega kaasas olnud turvameeskonnad pääsesid sellele baasile ligi. Ja muidugi asub see baas otse Pakistani pealinna lähedal. Ma ütleksin, et see poleks tegelikult parim koht. Ma mõtlen meie jaoks, kes seda tegelikult analüüsime. Kui iraanlased tahtsid kas kasutada Pakistani logistikat, sest Pakistan lubas ilmselgelt Iraani lennukitel koos Iraani ametnikega siia tulla läbirääkimisteks, siis nad oleksid võinud sisse tuua mõne oma olulise lennuki, näiteks luurelennuki. See on võimalik. Iraanlasi ei saa tegelikult usaldada. Aga kas see oleks tõesti parim koht sellise lennuki peitmiseks? Sest USA salateenistus pääses sellele baasile ligi vähemalt paar päeva enne J.D. Vance'i saabumist. Nii et Ameerika julgeolekumeeskonnad olid selles baasis kohal. Ja loomulikult oli ka iraanlastel ligipääs. Nii et see on üks peamisi küsimusi, mida kõik küsivad, Nicole. Kas iraanlased või kui pakistanlased tõesti tahtsid aidata iraanlastel osa oma lennukeid varjata, kas nad valiksid baasi, kuhu on täielik ligipääs USA salateenistusel, FBI-l ja teistel, kes hoolitsevad USA ametnike eest, kes tulid loomulikult J.D. Vance'i USA asepresidendi tasemel? Nii et see on üks oluline punkt, millele me ikka veel rohkem vastuseid otsime ja see on üks neist. Teine asi on see, kas Pakistan tõesti läheks ja riskiks Iraani režiimi nimel ning teeks midagi sellist, mängiks topeltmängu Ameerika Ühendriikidega ajal, mil Pakistan tegelikult püüab oma suhteid USA-ga tugevdada. Washingtoniga pärast väga paljusid aastaid ebastabiilseid ja halbu suhteid, vähemalt poliitiliselt kui mitte sõjaliselt. Kas Pakistan tõesti võtaks sellise riski? Me ei näe praegu Pakistanilt tegelikult mingit otsest stiimulit seda teha. Peamiselt muidugi seetõttu, et ta soovib häid suhteid Washingtoniga, aga ka seetõttu, et tema enda suhted Iraaniga on olnud väga-väga ebastabiilsed. Alles 2 aastat tagasi ründas see sama Iraani õhuvägi või siis IRGC õhuvägi, kuhu need paar CBS-i mainitud lennukid kuuluksid, tegelikult Pakistanit ballistiliste rakettidega. Ja Pakistan vastas sellele. See juhtus 2024 aasta jaanuaris. Ja see oli esimene kord Pakistani ja Iraani lähedaste suhete ajaloos, mis ulatub tagasi 7 või isegi 8 aastakümne taha. Esimest korda saatis Pakistan tegelikult oma hävituslennukid 2024 aasta jaanuaris Iraani territooriumile, et karistada Iraani Pakistani ründamise eest. Muidugi, kui iraanlased ründasid Pakistani, väitsid nad, et ründavad Mossadi baasi Pakistani sees. Samuti Iraagis ja Süürias. Nad ründasid Pakistani, Iraaki ja Süüriat 2024 aasta jaanuaris. Ja loomulikult vastas Pakistan sellele. Kas Pakistan tõesti läheks nii kaugele, et aidata seda režiimi, mis tegelikult astus enneolematu sammu? Tead, Pakistan ja Iraan olid Pahlavi dünastia ajal liitlased ja Shahraza Pahlavi, Iraani viimane šah, oli Pakistani väga-väga lähedane liitlane. Nii et nende 2 riigi suhted ei ole pärast 1979 aastat tegelikult stabiilsed olnud. Ja muide, mõlemad riigid, Nicole, ja see ongi minu viimane punkt. Mõlemad riigid on samuti strateegilises konkurentsis Afganistanis, Pärsia lahe piirkonnas, Lähis-Idas ja ka Lõuna-Aasias seoses Indiaga. Nii Pakistanil kui ka Iraanil on Indiaga erinevat laadi suhted. See on huvitav lugu, kuid me ootame rohkem üksikasju, et tõesti aru saada, kas see on tõesti juhtunud.
Kas Iraan kasutas Pakistani logistikat, et tuua sisse mõned oma tähtsaimad lennukid? Või lubas Pakistan tegelikult iraanlastel seda teha? Ja miks peaks Pakistan seda tegema, kui isegi nende kõneluste ajal, muide Nicole, on viimase 2 nädala jooksul olnud pingeid? Mõned Iraani riigimeedia kommentaatorid kritiseerisid tegelikult Pakistani rolli. Nad ütlesid, et Pakistan on liiga Ameerika Ühendriikide poolel ega tegutse õiglase, neutraalse vahendajana. Ja nad süüdistasid Pakistani põhimõtteliselt oma riigimeedia kaudu. See lugu ei pälvinud muide rahvusvahelist tähelepanu, kuid see oli suur teema Araabia meedias ja Pakistani meedias, kus mõned Iraani riigimeedia kommentaatorid kritiseerisid Pakistani rolli ja ütlesid nii. Pakistan ei ole neutraalne vahendaja ja võib-olla tahaks muuta USA-ga peetavate kõneluste toimumiskohta. Me tahame rääkida USA-ga, aga sooviksime muuta kohtumise toimumiskohta. Võib-olla mitte Islamabad, võib-olla Doha, Katar või võib-olla Istanbul, Türgi. Nii et oli see jutt ja oli see pingeline õhkkond. Ja ühel hetkel pidi Iraani välisminister tegelikult helistama oma Pakistani kolleegile ja selgitama osa sellest kajastusest. Üks raportitest pärines tegelikult Wall Street Journalist, mis ütles, et iraanlased andsid Ameerika Ühendriikidele teada, et nad sooviksid kohtumise toimumiskohta muuta ja nad ei tunne end mugavalt USA-ga rääkides, kuigi nad tahavad seda teha, aga mitte Islamabadis. Nii et sul on kogu see vastuoluline kajastus. Ja sul on ka see väga-väga huvitav suhe Iraani ja Pakistani vahel, kus ühel hetkel Pakistan vahendab, aga teisel hetkel vaid paar aastat tagasi ründas Iraan Pakistani. Ja siis on sul see ajalugu alates 1979 aastast. Ja kindlasti väga palju huvitavaid küsimusi, kui rääkida sellest topeltmängust, mida Pakistan võiks või ei võiks mängida. Ahmed Quraishi, aitäh, et liitusid meiega ja aitasid seda kõike lahti seletada. Aitäh! Aitäh! Tagasi siin stuudios koos Jaakoviga, isegi kui on küsimusi Pakistani neutraalsuse kohta vahendajana. Kui oluline on vahendaja tegelikult nende läbirääkimiste puhul? Kas see on oluline, kui nii USA kui ka Iraan peavad läbirääkimisi oma tingimustel? Või toimub tegelik mõju hoopis lahinguväljal? Tead, see on keeruline küsimus, Nicole. Pean tunnistama, et Pakistan ise on riigina paljuski mõistatus, rääkimata selle rolli mõistmisest. Vaata, ma arvan, et üks viis sellele läheneda on see, et Pakistan püüab parandada oma rahvusvahelist mainet, olles vahendaja nii kõrgetasemelistes ja kaaluka panusega läbirääkimistes, mis automaatselt tõstab teda rahvusvahelises hierarhias. Aga tuletame meelde, et Pakistan sõltub kõigepealt majanduslikult väga tugevalt Saudi Araabiast. Sisuliselt toetatakse teda miljardite ulatuses. Saudi Araabia pumpab pidevalt raha Pakistani majandusse, maksab võlgu kinni ja nii edasi ja nii edasi. See on oluline. Ja neil on Saudi Araabiaga ka itsepakt. Nii et siin ongi see koht, kus Pakistanil tegelikult on jõudu ja ma arvan, et see on just sõjalises vallas. Pakistani sõjavägi on võimas jõud, nende õhuvägi on tõsiseltvõetav õhuvägi. Ja muidugi on nad tuumariik. Lisaks on nende julgeolekujõudude teatud osade ja fundamentalistlike džihadistlike rühmituste vahel igasuguseid varjatud seoseid. Selle kohta tuleb vaid küsida India julgeolekuametnikelt. See on tõeliselt varjuline valitsus ja me ei tea tegelikult, mis on selle tegelikud eesmärgid. Tundub, et neil on siin põhimõtteliselt topeltmäng plaanitud. Pakutakse teenuseid Ameerika Ühendriikidele, ollakse partnerluses nii Pärsia laheriikide kui ka Iraaniga. Mis on selle tegelikud eesmärgid? See on hea küsimus. See on endiselt väga hea küsimus, Jakub Lapin. Aitäh selle eest. Teeme nüüd saates Middle East Now väikese pausi, aga ärge kuhugi minge, jääge meiega siia i24 News English kanalile.